tere! Ilusat reede hommikut! Me oleme jõudnud Milliga autosse. Kell on 9. Vau, nii vara. Ja meil on linnas mõned asjatoimetused. Käime poes ja varsti lähme siis minu vanemate juurde mängima kuni lõunauneni. Ja siis juba koju tagasi. Ja siis ma räägin edasi, mis põnev päev meid täna ees ootab. Aga praegu hakkame sõitma. Kas hakkame sõitma? Ja. Mamma juurde. Ja, nii, oota. Vapsti. Vau. Vaata. Tšau. Vaata siia. Tšau. Vaata siia. Linnatoimetused on tehtud, poes on käidud, jõudsime mu vanemate juurde. Nüüd Milli natuke mängib ja siis on vaja juba koju minna, sest meil tekkisid sellised eksprompt mõtted ja plaanid, et lähme lastega nädalavahetuseks Tallinnasse. Seal toimub siuke üritus nagu Valgus kõnnib Kadriorus. Ja ma kunagi käisin seal 7 või 8 aastat tagasi. Ma tulen. Ja siis me mõtlesimegi kuidagi, et nägime seda üritust Facebookis. Ja mõtlesin, et tahaks nii väga minna, et lähme, et me ei ole nii ammu käinud. Ja õnneks Krissi onu elab ka Tallinnasse, ega me saame seal peatuda. Ja siis meie plaanid ongi, või siuke liikuvus täna ongi selline, et kui Milli on ära maganud, siis sööme, toimetame kodus. Kui oleme ära pakkinud oma asjad, autosse viinud ja valmis liikuma, siis lähme Leole järgi. Sealt 3 ma lähen lastega Tartusse, võtame Krissi peale ja sõidame Tallinna poole. Et see üritus ise toimub 2 päeva, täna õhtul ja homme õhtul. Et täna õhtul me ei hakka küll nagu otse Tallinnasse jõudes sinna minema. Et lähme rahulikult nii-öelda siis koju sinna ja puhkame. Homme päeval saame käia mängimas. Muid vahvaid toimetusi teha. Ma olen siin. Ja siis õhtul lähme meie homme. Et ma mõtlesin, et oleks tore võtta teid kaasa. Aga tegelikult mul on eilsest ka mõned vahvad klipid. Et ma küll eile ei plaaninud filmida ega midagi. Aga lihtsalt, kuna me käisime Luke mõisas jalutamas, anna käsi mulle. Ja ma mingeid klippe ikkagi nagu tegin, siis hüppame korraks eilsesse. Ja. Tšau, kas me tulime jalutama? Jaa, see on puu onu, Milli kardab seda. Nüüd hakkas nutma. Hakkasid nutma või? Jaa, see ei ole päris. See ei ole päris. Lähme jalutama, tule. Tule, anna Katju. Ei taha Katju anda. Nii kaua, kuni me kõnnime, siis ma mõtlesin, ma võib-olla räägin korraks, kuidas meil see Laatsaret siin läinud on. Et täna on siis neljapäev. Ma olen Milliga nüüd 4 täispäevas kodus on põhimõtteliselt. Ja ma ei tea, nohu oli ikkagi, on tal siiamaani päris suur või ma ei teagi. Võib-olla nüüd vist hakkab nagu ära minema. Et ei jookse terve päev. Aga köha oli paar päeva. Ja
homme oleme kodus veel, uuest nädalast ma lähen tööle. Milli läheb kindlasti lasteaeda, sest et tal hakkab juba paremaks minema ja ma võin suht kindlalt arvata, et ta on esmaspäevaks terve. Et meil ongi ju nüüd veel tänane pool päeva, reede, laupäev, pühapäev ja siis on juba uus nädal. Et jaa. Ma hakkasin just filmima väikest update'i, et me oleme mängimast kodus, Milli läks magama ja siis ma kuulen, et Milli juba ärkas ülesse. Ehk siis, kas sa tahad mul opad olla? Tahad? Ei taha. Ehk siis kell on 1:30 ja me jõudsime kuskil kell 11 jõudsime koju vist. Ja siis Milli tahtis magama minna, ta oli üliväsinud, ta jäi mul tegelikult juba autos magama. Aga nii kui tuppa jõudsime ja ma hakkasin teda magama panema, siis ta polnud nõus. Ja ta oli küll väsinud, aga ta jäi mul kuskil, ma ei tea, 3 tundi magama. Peaaegu tund. Et lõpuks ta jäigi magama 3:12 ja ma hakkasin kohe toimetama, kodu koristama. Mis veel? Issand, kõige jooksul kokku asju pakkima ja pesu panin kokku. Sõin, käisin ise pesemas ja kuidagi lihtsalt terve aeg nagu toimetanud, et jah, Milli magas väga vähe. 3:12, 3:1. Ta isegi maganud 2 tundi vist. Ma ei tea, mu aju üldse ei jookse praegu. Enne kui me Leole järgi lähme, kell on 3 ja me käisime Milliga just uuesti kiirelt poekiirul, sest ma hakkasin mõtlema, et peaks mingeid snäkke tee peale kaasa ostma, et sõit on ju tegelikult nagu pikk. Milli sõi küll kodus oma suure toiduportsu ära, aga ikkagi. Ehk siis ma teen väikse hauli, meie väikse poehauli, et mis me Tallinnasse tee peale ostsime. Käisime Coopis ja ma ostsin mõlemale lapsele mõngleid. Milli väga fännab neid ja isegi Leo on hakanud neid sööma, et kunagi varem ta ei söönud mõngleid. Nagu, ta pisas vana ka, et nagu tal ei peagi neid meeldima. Siis mõlemale üks jogurtipüree, see on Leol beebis saadik lemmikkond ja see on siiamaani, et see on vahest on nii hea siuke väike vahepala, mida saab anda, kui on kiireks läheb. Ja siis lastele mahlad, Leo fännab Pepat, Millile võtsin Frozeni oma ja endale ja Krissile võtsin tee peale 2 Red Bulli, ja siis võtsin endale ja Krissile 2 peale neid mingeid palle, šokolaadipalle ja siis Leole võtsin kommi, et siis on kindel, et ei lähe kõht tühjaks, kui me sõidame ja et loodetavasti ei pea ikkagi nagu peatust tegema, kui et siis ainult mingid pissipeatused lastel. Kus me jõudsime? Luudu peale. Ei, aga kuhu me tulime? Nagu Kotlisse. Ja, kas me tulime Tallinnasse või? Jaa. Meeldib sulle Tallinnas olla? See on nii ilus vaade. Igatahes me jõudsime nüüd Tallinnasse. Sõit läks ülikiiresti. Me sõitsime siia reaalselt alla 2 tunni. Ja Milli ei olnud eriti rahul. Enamus sõidu vältel ja natuseks jäi ta isegi magama, aga lõpuks me oleme kohal ja tänane õhtu ongi ainult puhkamiseks. Kriss ja Milli läksid meile süüa võtma ja lihtsalt puhkame ja naudime tänast õhtut ja seda vaadet, mis siit rõdu pealt meile avaneb.
tere hommikust! Me oleme tulnud Tondiraba parki jalutama kuhugi metsavahelisele teele. Ja nagu kuulda, siis tuul on räme ja ilm ei ole eriti ilus. Aga kuna hommikupoolik ja lõuna on meil ju vaba, siis mõtlesime, et veedame nii kaua aega õues, kuni saab ja siis pärast lapsed magavad loodetavasti kauem ja õhtul siis juba sinna valgusshowle. Aga jah, ma ei tea, kuidas me siia metsavahelisele teele sattusime. Aga Leo, kuidas sulle meeldib siin metsa vahel kõndida? Okei. Ei ole tuju rääkida. Siis ei ole mõtet küsida. Milli, kas sulle meeldib siin jalutada või? Milli, jah. Pole eriti vaimustatud. Mina ka, arvestades seda, et mul on lumivalged kossid, mis ei ole eriti ideaalne siin porise metsa vahel kõndida. Aga jah, ei ole midagi teha. Sest mõttes tore on ikka nagu õues olla. Aga jah, me siis lihtsalt kõnnime edasi ja otsime ühte kindlat mänguväljakut, mida me aastaid tagasi, kui see Tondiraba park siia tehti, siis nägime, Leo oli veel titt, siis me lihtsalt nagu kõndisime tema uneajale käruga. Ja nüüd me siis üritame seda leida ja nad sinna mängima saada. Kell on saanud vahepeal 4 ja me kõik magasime lõunund, seepärast me oleme ka sellised padjanäod kõik ja praegu me suundume poodi, et osta õhtuks ja homseks hommikuks. Sama nagu pruun auto. Samasugune pruun auto või? Jaa. Ahaa. Ja me suundume Selveri poole, et... Sama pruun auto ju. Ja, Leo, lasin me räägib korraks. Me suundume poodi, et osta tänaseks õhtuks ja homseks hommikuks mingit toidumaterjali ja siis natuke on aega ja 8 ajal me siis lähme tagasi linna. Me jõudsime just koju poest ja mõtlesin, et äkki väike toidupoe haul võib-olla igatahes ostsime Millile jälle nüüd samu mõngleid, mis ma vist just mõni klipp tagasi enne Tallinnasse sõitu näitasin. Siis piknikijuustu, mis ma lastega juba ära sõin. True Datesid, uued cinnamon roll omad. Nii head. Kui ei siin nüüd sõnu. Siis hommikuks ostsime külmutatud kaneelisaiakesi. Ja õhtuks mulle ja Krisile pitsat. Mis veel? Actimeli, meie laste lemmikud. Siis jogurteid. On kuulda, siis lapsed tulid kööki. Ja mulle hommikuks üks energiajook. Ja siis autosse jäid tegelikult veel ühed püreetised, mis me pärast võtame kaasa, kui me linna lähme. Sina juba tahad või? Juua, palun, anna ma võttu, palun. Ja jah, siuke väike toidupoe haul. Ja siis sõitsime veits ringi ja lapsed said natuke süüa autos. Et ära nii tee. Ja kohe saad juba lõmistas ära. Võt ja nüüd panemegi ennast valmis, lapsed saavad veits mängida, vetsutiirud teha. Kohe annan, ma kohe annan, oota. Ma annan kohe. Ja tead, mine viisi, Leissi teeb sulle lahti. Ja siis, Leole ka või? Palun, mine vii Leole ka. Aga ära näri neid. Ehk siis saabki kodus natuke korraks toimeta, riided vahetada, ta on ise pesemas käia. Lapsed saavad mängida ja siis sätimegi sinna, kuhu minema pidime. Aeg meile küll, et inimene hakkas jumalaga irisema, ei olnud rahul midagi ka. Jumal ütles, et ma olen olnud kuu, ütles, et no jaa, nüüd on olnud küll, aga vahest on poolik ja vahest veerand ja ma olen olnud päikese. Jaa, aga plekid on peal ja irises jumal vihastas inimese peale ja võttis ta natis kinni pist.
Me just tulime valgusshow'd ja mul on nagu kahetised mõtted selle aasta korraldusega või ma isegi ei oska öelda nagu millega, aga nagu paraku ikka mõtled ja kuidagi võrdled selle aasta, kus näiteks oled käinud, et kui me käisime vist 7-8 aastat tagasi, siis kuidagi oli parem. Esiteks see aasta kõik oli nii laiali ja me reaalselt pidime otsima, et nagu kus me näeksime mingit valgusasja või ükskõik mida ja kuidagi suurem rõhk minu meelest oli pandud mingile Toidu tänavale, see oli ülimalt pikk, sükest asja ei olnud üldse 7-8 aastat tagasi ja kui muidu kunagi, kui me käisime, oli tõesti nagu igal pool mingi show, mingi valgustus, mingi mis iganes nagu, siis sa ei pidanud seda otsima, sest et neid oli lihtsalt nii palju iga nurga peal ja see aasta enamus puud olid lihtsalt värvilised ja paaris kohas ainult nii-öelda toimus midagi, pluss parkimine parkimiseks. Jah, parkimist me otsisime 40 minutit, aga noh, see on nagu ilmselt tavaline, siis kui sa käid suurtel üritustel, eriti Tallinnas ja niimoodi, aga üks, mis mind tõsiselt eriti häiris, oli see, et inimesed, see oli lihtsalt jõhkrat rahvast ja inimesed näevad, et on väiksed lapsed ja siuke tunne, et lihtsalt talluvad nendest üle, et Leo ja Milli kõndsid meil hästi tihti mitu korda käe kõrval, nojah, aga ikkagi Milli kõndis mul käe kõrval väga palju ja siuke tunne, et inimesed lihtsalt kõnnivad tast üle, nagu me kõnnime rahulikult, ma niigi üritan nagu leida mingit tee äärekest või siukest kohta, et nagu ei oleks nii paksult lihtsalt rahva sees ja ikkagi lihtsalt suured mehed tulevad täiesti umbes trügivad talle otsa, no täiesti siuke tunne, et umbes astugu lihtsalt kohe peale, et see oli kurb ja ma ei tea, mis sinu mõtted on? Samad. Et ja, ma ei tea. Ma arvan, et lähiaastate jooksul me enam siia ei satu, aga no you never know. Et meil need plaanid tulevad ka väga spontaanselt, täpselt nagu see aasta. Et õhtu enne lihtsalt otsusime, et tuleme. Ja see on nagu tore, et me selles mõttes tulime, et nagu lisaks ju algusfestivali me oleme nagu terve nädalavahetus siin. Et tegelikult nagu lastel oli tore ja seepärast oli ka meil tore, sest lihtsalt lastel oli tore. Et vähemalt midagi nagu ikka nägime, see oli tore, aga kahju, et lihtsalt pead täiesti nagu nõela heinakuiast otsima või ma ei tea. Nojah, okei, siltideks, aga nagu tõesti kõik oli nii laiali, et no ma ei tea, väga raske oli. Ja ma ei tea, kui keegi veel käis ja teil jäi mingi teine arvamus sellest, siis võite vabalt jätta mingi kommentaari, sest et ma ei tea, kas ainult mulle tundus niimoodi, et ma ei tea, et mul sigist ei ole rohkem sõnu. Igatahes nüüd me lähme veidi pikema tiiruga koju. Milli jäi juba käruga auto juurde tagasi kõndes magama. Leo natukene istub seal telefonis ja siis koju ära magama. Tere hommikust, ilusat pühapäeva. Kell on saanud 10 ja me oleme kõik juba 7:30 vist üleval. Ma ei tea, miks lapsed nii vähe magasid, kuigi me jõudsime eile nii hilja koju. Aga ja, ma olen pesemas käinud, asjad kokku pannud, korteri ära koristanud ja tegelikult me hakkame vaikselt sättima autosse, et hakata koju minema. Ja siinkohal ma lõpetangi selle video ära. Ma loodan, et sulle meeldis see ja nagu ikka, näeme järgmine kord. Tšau!